Kristlased elavad täna, 2026 aasta keskel, endiselt antikristuse maagia all. Kristlased käivad täna endiselt kogudustes, väga vähesed on hakanud aru saama, et koguduste juhid seal ei teeni Jumalat. Kuidas sellest aru saada, et nad ei teeni Jumalat? Eks ikka nende tegudest. Võtke lahti YouTubes kanal Biblia Sevodnia ja otsige sealt videosid kirikutest, kui palju on kirikutes seda, mida Jumal ei sooviks. Asi ei ole nimelt just selles, et koguduse juhid on patused inimesed, vaid just seda, et patustena ja mitte kristlastena nad on asunud juhtima kogudusi, kasutades juhtimiseks maagiat, ilma milleta tänases maailmas raha lihtsalt ei voula. Kui ei kummarda saatanat, siis raha ei tule. Arvatavasti nad teevad maagilisi rituaalse selleks, et inimesi kirikusse võita ja siis neid eksinud lambaid eksitada, neile valet õpetada, neile vale eeskuju anda, neist mitte hoolides ja ainult suud liigutades raha teenida, aga suu liigutamine ei ole raske. Kogudustes on nii palju valet, aga käia Jumalat teenimas ebajumala teenijate juures on väga suur patt. Juhtide patt ei ole kogemata patt, see on teadlik tegevus koguduse juhtimisel ja juhtimiseks, see on range hierarhia, range kontroll, autoritaarsus, inimeste hindamine nende staatuse järgi ja igasugu muud sellised asjad. Ebajumala teenijate juures ei saa Jumalat teenida, see on suur pettus, see on iseenda petmine. Kogudused on ka rangelt vabamüürlaste hulgas ja peavad tegema nende tahet. Mis see tahe võiks olla? Eks suures osas see tähendab rahaga ümberkäimist ja suures osas ka õpetusliku osa jumalateenistusel, jumalateenistuse korda ja jumalateenistuse elemente. Kui ebajumalateenistus on segatud tõe hulka, siis see kokku on puder ja kapsad, kokku tuleb vale. Kristlased ei saa aru, et nad teenivad täna pastoreid, kuigi nad võiks oma väärtusliku elu ja aega pühendada kuhugi mujale, kus pole maagiat. Aga osad kristlased ka ise teadlikult tegelevad maagiaga, et pidada üleval oma ärisid ja teenida kasumit. See on oma naha peal järgi kogetud, et kui sa oled lihtsalt tavaline inimene, lähed ausa näoga turule ja püüad seal midagi müüa, siis ega see ei õnnestu. Kõik suured ärimehed tegelevad maagia ja nõidusega. Samuti ka kogudused teevad seda ja kes ei tegele maagiaga, on vaene, aga keegi ei taha vaene olla ja nii kõik kummardavadki saatana ees ja loodavad, et kirik neid ikka aitab. Ei saa teenida Jumalat ja mammonat. Karjaseid noomis Jumal väga rängalt juba väga ammustel aegadel, sest rahahnus läks kiiresti ka punakuueliste preestrite hulka. Jumal oma profetite kaudu andis teada neile, kui vihane ta on kõige selle ebajumala teenistuse ja ülekohtu päras. Mis on siis Jumala teenistus? Mis on ebajumala teenistus? Koloslastele 3, salm 5. Sellepärast surmage oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Jaakobuse 1, salm 26 ja 27. Kui keegi arvab Jumalat teenivad ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see, vaeste laste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. 1. Korintose 1.0, salmid 19-24. Mis ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? Või et ebajumal on midagi? Ei, vaid ma ütlen, mida paganad ohverdavad, seda nad ohverdavad kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale. Ent ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega. Te ei või juua issanda karikat ja kurjade vaimude karikat, te ei või osa võtta issanda lauast ja kurjade vaimude lauas. Või tahame issandat ärritada? Kas me oleme vägevamad temast? Kõik on lubatav, kuid kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatav, kuid kõik ei ehita kogudus. Ärgu ükski otsigu oma kasu, vaid teise kasu. Kiri roomlastele 12, salmid 1 ja 2. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus.
Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Karjastest. Jesaja 56, salmid 1-0 ja 11. Tema vahimehed on kõik pimedad, nad ei mõista midagi, nad kõik on nagu keeletud koerad, kes ei saa haukuda, nad magavad norinal, armastavad tukkuda. Nad on aplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt. Ja nemad on karjased. Nad ei ole võimelised taipama. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole. Jeremia 2, salmid 5-9. Nõnda ütleb Jehova, missuguse ülekohtu leidsid teie vanemad minus, et nad läksid minust eemale ja käisid tühjuse järel ning said tühjuseks. Nad ei küsinud, kus on Jehova, kes tõi meid Egiptuse maalt, kes juhtis meid kõrpes, lagedal ja auglikul maal, põudsel ja süngel maal, kus ei käi mitte keegi ja kus ei ela ükski inimene. Mina tõin teid viljakale maale sööma selle vilja ja headusi, aga jõudes sinna, te roojastasite mu maa ja tegite jäleduseks mu pärisosa. Preestrid ei küsinud, kus on Jehova. Kas õpetuse seletajad ei tundnud mind, karjased astusid üles mu vastu, prohvetid ennustasid Baali nimel ja käisid asjade järel, millest pole abi. Sellepärast ma veel riidlen teiega, ütleb Jehova, ja riidlen ka teie lastelastega. Hesekieli 34, salmid 2-10 ning salmid 17-24. Inimese poeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele, kuuluta prohvetlikult ja ütle neile karjastele, nõnda ütleb Issand Jehova, häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad iseendid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te sööte rasva, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga lambaid te ei karjata. Te ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatut, ei too tagasi eksinud ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjuse ja vägivallaga. Ja nad on laiali pillatud, sest ei ole karjast, et nad on laiali pillatud, siis on nad saanud roaks kõigile metselajaile. Mu lambad eksivad kõigil mägedel ja igal kõrgel künkal, üle kogu maa on mu lambad laiali pillatud ja ükski ei küsi ega otsi neid. Seepärast, karjased, kuulge Jehova sõna. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jehova, tõesti, kuna mu lambaid riisutakse ja kuna mu lambad on roaks kõigile metselajaile, sellepärast, et ei ole karjast, ja kuna mu karjased ei hooli mu lammastest, vaid karjased karjatavad iseendid ega karjata minu lambaid, kuulge seepärast, karjased, Jehova sõna, nõnda ütleb Issand Jehova, vaata, ma hakkan kimbutama karjaseid ja nõuan neilt oma lambaid ning teen lõpu nende lammaste karjatamisele, et karjased enam ei saaks karjatada iseendid. Ma päästan oma lambad nende suust ja need ei jää neile roaks. Aga teie, mu lambad, nõnda ütleb Issand Jehova, vaadake, ma mõistan kohut lamba ja lamba vahel, jäärade ja sikkude vahel. On teil veel vähe heal karjamaal söömisest, et peate jalgadega tallama, mis teie karjamaast on järele jäänud. Ja selge vee joomisest, et peate jalgadega tegema ülejäägi sogaseks. Ja minu lambad peaksid sööma, mida teie olete jalgadega tallanud, ja jooma, mida teie olete jalgadega teinud sogaseks. Seepärast ütleb Issand Jehova teile nõnda. Vaata, mina ise mõistan kohut lihava lambda ja lahja lambda vahel. Et te külje ja õlaga lükkate ning sarvedega puskate kõiki nõtru, kuni te need olete tõuganud välja, siis ma tahan oma lambad päästa, et nad enam ei oleks saagiks, ja ma mõistan kohut lambda ja lambda vahel. Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile karjaseks. Ja mina, Jehova, olen neile jumalaks ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Jehova, olen rääkinud.